Kõigile jälle üks armupäev, tulla kokku ja kuulata, mis Jumalal plaanis on meiega. Ja soovime kallide emadele rohkelt õnnistatud emadepäeva. Me teame kõik, et te olete 24/7 emad, aga lihtsalt on otsustatud, et üks päev on selline, kus lipud tõmmatakse vardasse ja kuulutatakse. Meil on tõesti emad olemas, aga tänu Jumalale emade eest. Võib-olla lähmegi palvesse ja meil on 2 palvesoovi ka. 2 palvesoovi, üks on nendest, et üks 44-aastane mees, ainuke laps emale, on Tallinnas Kiiravi haiglas koomas, et ta on päästmata ja palume issandalt armu ja alastust, päästmist ja tervenemist, et Jumala tahe sünniks. Ja teine palve on ühe kalli inimese silma pärast, mis on kehvas seisus, et Jumal võiks tervendada selle. Jah, kallis taevane isa, me tuleme su ette ja me täname selle aja eest, issand, me täname selle uue päeva eest, me täname võimaluse eest tulla kokku, issand, sinu nimel. Me täname, et meil on rahuaeg, issand, praegu ja me võime, issand, vabalt kuulutada ja tõesti olla koos. Me täname, issand, selle eest. Me palume igaühe üle, issand, palume, et püha vaim täida meid kõigega, mida me vajame tänasel päeval. Las meie kõrvad häälestuda sinule ja las meie silmad näha, mida sina teed ja las meie suu olgu sellega kaasas. Täida meid kõigega, issand, mida vajame. Juhi meid kõiges, issand, et me võiksime olla valguseks ja soolaks, issand, ja me toome ka sinu ette need palvesoovid, issand, selle mehe pärast, kes on koomas praegu Tallinnas, issand. Me kuulutame sinu tahet siin sellesse olukorda, issand, sina saad kõnetada teda, ka seal koomas olles, issand, ilmutada talle, mis iganes ta vajab, issand, et ta võiks, issand, näha sind, et ta võiks sind appi hüüda, issand, et ta ei läheks hukka, issand, me palume ta pärast, issand, päästmine, see on kõige olulisem, issand, aga ta ei ole üldse, issand, vana mees veel, issand, anna talle veel elupäev, issand, too ta välja sellest ja et ta võiks kuulutada sinu nime, kuulutada seda imelist armu, mida sina, issand, pakud igale ühele, et ta võiks tuua au sinu nimele veel oma eluga. Me palume seda, isa, ja me palume ka selle silma pärast, issand, et see võiks terveneda, issand, täielikult Jeesuse Kristuse nimel. Sina oled võimas, issand. Me sõitleme igasugust haigust, me sõitleme igasugust vigasust, issand. Me kuulutame tervist, me kuulutame seda, issand, mida sina, me kuulutame täielikku tervist, nii nagu sina oled loonud, issand, meie ihud. Ja me kuulutame selle silma üle ka praegu täielikku tervist Jeesuse Kristuse nimel. Tänu ja ülistus sulle kõige eest, issand. Me võime panna täielikult oma lootuse sinu peale. Sina oled hea ja ustav ja helde. Tänu sulle. Halleluuja. Palun ülistajad ülesse. Et võtame nüüd aega natuke ja... Aga ma loeks enne kui me hakkame ülistama, ma loeks teile 1. Saamueli 2. peatükist 1-10 salm. Ja see on Anna palve, aga ma loen selle siis sõnumi piibli tõlkes. Ja Anna palvetas: ma olen tulvil rõõmusõnumeid Jumalalt, ma kõnnin justkui õhus, ma naeran oma vastaste üle, ma tantsin oma päästet. Keegi ega miski pole püha nagu Jumal, ei ole kaljukindlat tuge nagu meie Jumal. Ärge julgege rääkida suureliselt, ärgu kiitlev sõna tulgu iial teie suust, sest Jumal teab, mis tegelikult toimub. Tema mõõdab ja kaalub kõik, mis sünnib. Võimsate relvad purustatakse, aga nõrgad saavad uue väe. Küllastunud kerjavad tänaval leivakoorukeste järele, aga näljased saavad lisa. Sigimatu naine saab lapsi täis kodu, aga paljulapseline ema jääb tühjaks. Jumal toob surma ja Jumal annab elu, viib hauda ja tõstab sealt üles. Jumal saadab vaesuse ja annab rikkuse, ta alandab ja tõstab üles,
ta tõstab vaese taas jalule, ta süütab uuesti kustunud eludes lootuse, ta taastab väärikuse ja austuse koha päikese all, sest maailma alused kuuluvad Jumalale. Ta on rajanud kogu oma plaani kindlale vundamendile, ta hoiab hoolikalt oma ustavate samme, aga õelad komistavad pimeduses. Keegi ei võida elus üksnes lihasjõuga, Jumala vaenlased pühitakse taevast. Neid tabab häving ja tuli. Jumal seab õiguse jalule üle kogu maa, ta annab väe oma kuningale ja paneb oma võitu valitsema kõrgustes. Amen. Ja nüüd saame võtta aega ja ülistada. Jeesus Kristus on kuningas, tema elab ja me võime tema võidus käia. Ja see on üks imeline arm tänasel päeval meile antud, et me võime tulla Jumala kotta ja kiita Issandat kogu oma südamest ja panna kogu oma jõu selle sisse, sest Jumal on andnud meile rõõmu ja see on vaimuand. Ma olen ikka mõelnud, et see on ka hingeline rõõm ja on ka vaimne rõõm. Et kui keegi räägib sulle anekdoodi, siis see on hetkeline rõõm, on ju. Sa naerad ja see läheb nagu üle. Aga kui Jumal on su sisse rõõmu pannud, see on igavene. Me oleme rõõmurahvas ja me võime rõõmustada, aga täna ma tervitan ka emasid. Ja ma ütlen, et minuga juhtus nii, et ma 10-aastaselt. Ema läks taeva koju ja ma tegin, kui mu tütar sündis, see on siis aasta 2000 selle laulu ja täna esmakordselt me esitleme mitte seda laulu, aga et me koos mängime Merikesega. Nii et Jumal on õnnistanud mind tütrega, kelle nimi on siis Õnn ja ma tahan teile öelda, et sellel ajal oli minu elus üks kibedus, eks ju. Ja ma ei mõistnud, miks Jumal võttis ära mu ema. Ma nagu süüdistasin Jumalat. Kas te teate, et te mõnikord võite mitte asju mõista, aga Jumal ei proovigi teile ära seletada. Ja kui ta seletab, siis on kõik okei. Aga ma lihtsalt olin tema kandmise all. Ma lihtsalt elasin oma elu ja Jumal kandis mind läbi. Mis siis, et mul ei olnud ema, ma olen palju tugevamaks saanud. Nii et iga asi, mis teie elus on, teeb teid tugevaks. Ja Jumal nagunii toob teid välja sellest, mille sees te olete. Ja kui te täna tunnete, et midagi on tulnud teie emaduse vastu, midagi on tulnud teie süütuse vastu, midagi on tulnud teie nagu noore hea, nagu selle neitselikkuse vastu, siis andke see lihtsalt ära. Mina olen andnud ära oma kurbuse, sellepärast, et mul ei olnud ema. Ma ei oleks täna nii rõõmus, kui ma oleks kandnud seda oma südames kogu aeg. Kõik need asjad, mis on teile valu teinud, andke ära. Mis on tulnud teie isaduse vastu, sest kui on ema, on ka isa. Need on asjad, mis ei tohi rõhuda meid. Ja see on nii lihtne, see ongi nii lihtne, et me anname ära. Ja Jumal tervendab meie haavad ja me läheme oma elus edasi. Ja me oleme võitjad. Amen. Tänan, et olla võin naine, tänan, et olla võin ema, tänan, et olla võin õde, tänan, et olla võin tütar. Sa oled mu lootus siin eluteel, ainus südame ootus
mu lootus siin eluteel. Ainus südame ootus siin kroonin ma veel. Varsti ma hakkan issandat ülistama akordioniga ka. Et selle ma õppisin alles 2 päeva tagasi ära. Aga ma oskan juba palju, aga tänu issandale. Ülistame teda igal ajal ja me tuleme ootuses tema ette. Tuleme tema armujõe äärde ja toome siia kõik patud, mis koormavad ja segavad meid. Mina lähen armujõele, toon kõik patud, mis koormavad. Tule sa ja puhasta mind, Jumal, soovin sind kohata seal. Nendes vetes armuvägi tervenda ja vabastab. Mina lähen armujõele, Jumal, soovin sind kohata seal. Kallis Jeesus, olen valmis palanduma sinu ees. Tõmba mind sa lähemale, Jumal, soovin sind kohata seal. Tule kaasa armujõele, leiad elu võrratu. Tema kutsub, tema ootab, Jumal, soovin sind kohata seal. Kallis Jeesus, olen valmis alanduma sinu ees. Tõmba mind sa lähemale, Jumal, soovin sind kohata seal. Kallis Jeesus, olen valmis alanduma sinu ees. Tõmba mind sa lähemale, Jumal, soovin sind kohata seal. Tänu, Jeesus, me kindlasti kohtume sinuga igal hetkel, ükskõik kus me viibime. Ja see on tõesti meie igatsus austada ainult sind, kogu südamest ma sind ülistan, Jeesus. See on mu igatsus sind austada, kogu südamest sind ülistan. Sulle kiitust laulan, sest oled hea. Kõik, mis on mu sees, kiitma pean. Annan südame, annan hinge ka, vaid sulle elan ma iga hingetõmbega, iga hetk, mil ärkvel maha. Su tahe sündigu, annan südame, annan hinge ka, vaid sulle elan ma iga hingetõmbega, iga hetk, mil ärkvel maha. Su tahe sündigu.
oled niivõrd hea, Jeesus. Sinust ei tea ma tõesti paremat, et sa oled hea, ei paremat sinust ma tean. Pole keegi taevas, ei keegi maa peal, su sarnane, sind armastan. O Jeesus, sind armastan. Oled ainus, kes püsib kindlana. Oled mu kalju, mu päästja. Iga hommik su arm on uus ja püsib sustavus. Su arm on see, mis hoiab mind. Iga hommik su arm on uus ja püsib sustavus. Su arm on see, mis hoiab mind. Sa oled hea, ei paremat sinust ma tean. Pole keegi taevas, ei keegi maa peal, su sarnane, sind armastan. O Jeesus, sind armastan. Oled ainus, kes püsib kindlana. Oled mu kalju, mu päästja. Iga hommik su arm on uus ja püsib sustavus. Su arm on see, mis hoiab mind. Iga hommik su arm on uus ja püsib sustavus. Su arm on see, mis nõudab mind. Su arm on see, mis nõudab mind. tänu selle armu eest, mis meid on muutnud, mind ja sind. Ja me täname sind, Jeesus, et sa jagad kõigile püha vaimu, kes igatsevad saada püha vaimu sinu käest. Ja sa igale üks, kes palvetab, ta saab usus. Võimas tuul, see on Jumala vaim, pühadusega täidab meid. Ootuse vaim taevast, Isa tahet täna meile ilmuta, täna ilmuta. Tule püha vaim oma väega, tule püha vaim meid puhastab. On sinust kõik, mis meil vaja, su tugevus meid kinnitab. Tule püha vaim oma väega, tule püha vaim meid puhastab. On sinust kõik, mis meil vaja, su tugevus meid kinnitab. Tule püha vaim oma väega, tule püha vaim meid puhastab. On sinust kõik, mis meil vaja, Jeesus, su tugevus meid kinnitab. Tule püha vaim oma väega, tule püha vaim, tule püha vaim meid puhastab. On sinust kõik, mis meil vaja, su tugevus meid kinnitab. Tule püha vaim, Jeesus, tule
puhub võimas tuul. See on Jumala vaim. Pühadusega täidab meid. Ootuse vaim tuleb taevast. Jumal, me täname. Jumal, me täname, et me oleme vastuvõtlikud oma südamest. Issand, ja see toimub usu läbi. Me võime olla püha vaimu rahvas. Ja kui jüngrid olid seal üleval toas, ütlesid, ärge minge sealt ära, enne kui te täitute püha vaimuga. Ära mine enne mitte kuskile. Kui sa saad oma kodus püha vaimu täis, siis sul on öelda, mida Jumal tahab öelda sellele rahvale, nendele inimestele, kuhu sa lähed. Sinna kotta, kuhu sa lähed, see täitub ka püha vaimuga. Jumal õnnistab sind, et sa saaksid minna selle tulega ja joosta selle tulega igasse kohta, kuhu Jumal sind saadab. Ole täis tema vaimu ja ole julge, sest argade päralt ei ole taevariik. Aamen. Amen. Suur tänu ülistajatele. Tõesti, ilma püha vaimuta ei oleks mingit lootust. Aga me saame nüüd midagi koos teha jälle. Me saame meenutada seda, mida Kristus on teinud, aga see, mida ta on teinud, see mitte ainult ei ole ajalugu, vaid see toimub täna. Jumal tahab, et me meenutaksime seda, et me oleme osaduses temaga. Osaduses ja see kõik toimub ainult läbi püha vaimu. Ja see leiva murdmine, see on nagu märk osadusest või ühtsusest või ühtekuuluvusest või sellest, et sa oled poogitud tema külge. Sa oled poogitud tema külge. Ja niivõrd imeline pilt sellest on tegelikult see õhtusöömaaeg. Ja ma loen 1. Korintuse 11. peatükist ja 23. salmist. Sest mina olen issandalt saanud, mida ma olen andnud teilegi, et issand Jeesus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta ka karika pärast õhtusöömaaega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate te issanda surma, kuni tema tuleb. See on imeline. Keegi on surnud, aga ta tuleb tagasi. Tänu Jumalale. Kristus elab. Palun, Andre, ole hea, et saame mingit muusikat ka taustaks ja me palvetame ja siis kõik saavad tulla ette ja osa sellest. Armas Jeesus, suur tänu, et meil on ikka ja ikka võimalus tulla ja võtta osa sellest, mida sina oled seadnud. Ja et me võime olla üks ja me võime olla sinus, me võime olla koos ja see on nii eriline. Jeesus, sinu ihu murti meie eest, meie igaühe eest, selleks, et me võiksime olla vabad, selleks, et meie eludes saaks tulla muutus, totaalne muutus, mis muudab meid täielikult. Jeesus, ja kui me täna võib-olla oleme sellises kohas, kus me tunneme, et kõik ei ole võib-olla nii hästi, kui me igatseksime ja sooviksime. Ja võib-olla on midagi, mis hoiab meid sinust eemale, Jeesus. Aga issand, sina oled armuline ja sina oled see, kes jagab. Sina oled see, kes annab. Sina oled see, kes oled andnud, et me võiksime tulla, paluda andeks asjade eest ja tänada selle eest, mis sina oled teinud. Et sa tõesti sa täiendad meid. Suur tänu, Jeesus, selle eest, mida sina oled teinud.
amen. ja kallis taevane isa, me täname, ülistame sinu imelise armu eest, et sina, issand, valmistasid tee enda juurde tagasi. Saatsid oma sõna, elava sõna, kes sai lihaks ja elas meie keskel, issand, ja suri kui kurjategija, võttes enda peale kõik patud, eksimused, haigused. Me täname, Jeesus, et sa tõid selle täiusliku ohvri, issand. Issand, ja see kalli verega, mille sa valasid, sa pitseerisid selle lepingu, milles me oleme. Kes iganes on võtnud vastu sind, on lepingus sinuga, issand. Ja see on pitseeritud, issand, sinu verega. Ja selles lepingus on kõik, mida me vajame eluks ja Jumala kartuseks. Ja me täname, et see leping kehtib täna, issand. Mitte ainult 2000 aastat tagasi, vaid see kehtib täna. Mida iganes me vajame, issand, see on olemas seal. Issand, me tahame jätkuvalt, issand, võtta osa sinust, issand, olla sinus, issand, kes sa ütled, sa ei jäta meid iialgi maha. Issand, sa oled meis, meie oleme sinus ja sina oled isas. Me täname, issand, et me oleme poogitud sinu külge läbi selle. Kiitus ja ülistus sulle selle vere eest, mille sa valasid. Olgu ülistatud talle veri. Tänu ja ülistus sulle. Amen. Ja nüüd saame tulla kõik, kes soovivad osa.
halleluuja. Meil on võitjad. Mis iganes elu toob, me oleme ikka võitjad. Sest me elame Kristuses. Ja me saame nüüd panna kokku vabatahtliku ohvri, Anni. Ja palun, Vaida, ole hea, tule. Tere ka minu poolt. No jälle üks hea võimalus antud meile Jumala poolt. Kas oled vahest mõelnud, et olid ajad, kui ei olnud võimalik kanda raha niimoodi pangakontole ja niimoodi, et siis oligi ainuke võimalus tulla templisse või koguduse kotta ja anda korjanduse karpi või annetuse karpi see raha. Aga nüüd on igasuguseid võimalusi. Aga täna on meil võimalus, kes me oleme siia tulnud, sa võid teha nii ühte kui teist. Näete, kõik on olemas, muudkui vajuta nuppe ja raha tuleb. Aga ma ikkagi tahan ikka ja jälle rääkida seda, mis Jumala sõna ütleb, et tead, sa ei ole kohustatud andma, aga kui sa oled Jumala laps, siis see on üks eesõigus, see on üks võimalus panustada Jumala riigi töösse. Ja piiblis ütleb 5. Moosese raamat niimoodi. Igaüks andku nii, nagu ta jõud lubab, vastavalt issanda su Jumala õnnistusele, mida ta sulle on andnud. No näed, Jumal ei küsi sinult seda, mida sul ei ole. Tead, sa ei pea minema hommikul vara kuskile vargile, selleks, et siin ohverdada. Sa ei pea naabrimehe kanu varastama või no kõik need variandid on ju. Sa ei pea seda tegema. Ta palub sul anda osa sellest, mis tema on sulle juba andnud. No väga huvitav, eks ole. Eks meie treeni oma lapsi samamoodi vahest. Annad lapsele 3 õuna ja siis küsid, et no kas sa sööd need ise ära või annad vennale ka või õele või. Ma tean, mulle on räägitud sellist lugu minust. See nii rõõmustab mind siiamaani, ma olen juba üle 60 aasta vana, aga ikka on tore kuulda või mõelda seda. Et kui mina käisin oma vanatädil juures, ta elas meie naabruses ja mulle meeldis seal käia, nad olid hästi vanad minu jaoks, väga vanad olid, nad olid üle 70 aasta vanad siis juba, aga nende lapsed olid kaugel. Aga iga kord, kui ma sinna läksin, mulle anti midagi sealt. Ja mulle anti kommi ja siis ükskord, kui ma olin siis parasjagu võta koju minemas, tuli mul tee peal meelde, et minul on kommi, aga vennale ei ole. Ja siis ma läksin tagasi ja küsisin, et aga vennale ka. Et see huvitav lugu. Aga võib-olla nad arvasid, et ma annan sellest, no see võis olla üks komm, mis nad ikkagi tookord andsid. Ma arvan, et nad ei eeldanud, et ma selle pooleks teen. Selline lugu siis minu lapsepõlvest. Aga Jumal annab rõõmsale andjale rohkesti tagasi. Nii et olge siis täna ka rõõmsad andjad ja ärge arvake, et nüüd andsin kuidagi moodi ja ei tea, millal jälle saab ja ei ole nii. Tema näeb sinu vajadusi ja tõesti hoolitsegu tema meie vajaduste eest, mitte meie himude eest. Aga palvetame. Hea Isa, ma tänan sind, et sina annad rohkesti tihedaks raputatud, täistuubitud möödu nende rüppe, kes sind usaldavad.
ja ma tänan, issand, et siia praegu kogunenud lapsed võivad usaldada sind täielikult. Nii nagu laps on usaldanud oma ema, oma isa, nii võime meie sind, kallis taevaisa, usaldada ja tänada, et meil on kõike küllaga ja meie kogudusel on kõike küllaga. Et viia läbi neid teenistusi ja ka kõike muud, issand. Aga rõõmusta meid ja tänu sulle, et rõõm on tõesti üks suur relv. Kiitus ja austus sinu nimele. Amen. Jah, suur tänu, Vaida. Kui Peetrus astus vee peale, ta jäi vee peal püsima ainult siis, kui ta vaatas Kristuse peale. Samamoodi on nende rahaasjadega. Kui me vaatame Kristuse peale, siis me võime astuda vee peale ja Jumal toob asjad kokku ja otsad, kui sa kuu alguses vaatad, et ei, see ei mängi välja, siis kuu lõpus jääb sul üle. Et mina kogen seda meie elus kogu aeg, et Jumal on hea ja ustav. Aga nüüd ma ütlen nii kaua siis teated. Järgmisel pühapäeval jutustab meil praost Marko Põld ja tavapäraselt on siis meil nädala sündmused koguduses, on teisipäeviti osadusgrupp G4 kella 7 siin, kolmapäeval palve hommik kella 10, neljapäeval palve õhtu kella 7, reedel noorte õhtu kella 7 ja siis see toimub nüüd 23. mail. Pühapäevitis palve hommik hakkab kell 10, hommikukohvi saab ka kell 10 ja jumalateenistus algab kell 11, nagu ikka. Ja nüüd uue nädala lõpus, 17. on siis muuseumite öö, selline üritus ja meil siin 3 kirikut otsustasid, et me teeme kirikute öö. Ja siis Laurentiuse ja õigeusu ja Nelikaare kirik siis on avatud siis kella 6 kella 11. Et seal väljas on flaierid ka, võite flaierid võtta ja jagada neid, plakat on ka üleval. Et teeme sellise kirikute öö ja plakatid lähevad linna peale ka postidele, nii et lootust on, et keegi sisse astub. Et mina olen ka ise siin, kui keegi tahab näitust näha, siis ma saan siin olla selle juures ja siin meil oli selline mõte, et keegi võiks piiblit ka lugeda mingi aja ette. Piibli ette lugemine, et kes nii tore oleks, kui keegi vabatahtlik oleks, see ei pea olema kella 11, see võib olla ainult tund aega. Et andke pärast märku mulle, et kes on nõus tulema. Et näiteks 7-8 lugeda kas evangeeliumi või apostlite tegusid. Ja siis me kuulutasime välja ka, et eestpalve võimalus on. Et kes soovib tulla mingiks ajaks, see ei pea olema kogu aeg, aga mingiks ajaks kas või siia, et loodame, et väljaspoolt tuleb rahvast, et siis saaks palvetada nendes, kui nendel vajadusi on. Sest me ei ole ju muuseum, on ju, et me oleme ikkagi elav kogudus, kes pakub abi inimestele, kes väljaspoolt tulevad. Nii et andke teada kindlasti täna, nüüd, et siis me saame arvestada teiega. Nii, ja veel siis teade, eelinfo, et 22 on siis meil jaanituli, nagu tavapäraselt siis Salmil, minu maakodus. Kes on käinud, teavad, kus see koht on ja kes ei tea, siis küsige. 17 kuni 19 juuli on siis EKNK suvepäevad ja järgmisel pühapäeval paneme kokku siis korjandusega nende suvepäevade laagriplatsi arendamiseks. Et nad vajavad samamoodi, kõik on ju toetuse peal, nagu koguduski opereerib, et kõik on teretulnud toetama seda ettevõtmist. Ja 18 kuni 19 oktoober
on siis festival Lootuse aeg, mis toimub Tallinnast Tondiraba jäähallis. Ja peaesineja on seal Billy Grahami lapselaps Will Graham, et planeerige siis sinna ka oma aega. Ja see oleks teadetest kõik, aga meil on ka sünnipäeva lapsed olnud see nädal ja üks on meil kindlalt kohal, Gert Toomas. Võib-olla sa oled hea, tuled ja me tahame sind lihtsalt õnnistada. Ja teine on meil Gerbi Auväärt, aga tema on kaugel Austraalias, aga me kindlasti, Gerbi, sinu eest ka palvetame. Et sul on seda seal vaja, eriti seal kaugel. Ole hea, Gert Toomas, tule ja palun Andre ka. Sirutame kõik käed ja õnnistame kallist venda. Jaa, kallis isa, täna me ülistame sind Gert Toomase eest, issand. Sa oled, issand, teda valinud, kutsunud, issand, sul on üks imeline plaan tema elu jaoks, issand. Me täname selle eest, et ta on võtnud su kutse vastu ja on kuuletunud, issand, sinule ja ta käib seda rada, issand, mida sina oled määranud. Issand, tal on veel imeline tee ees, issand. Ja palume, issand, et see võiks olla absoluutselt sinu tahtes, issand. Me palume šalomi selle tee üle, issand. Me palume sinu verekaitset Gert Toomase üle ja tema pere üle, tema abikaasa üle, tema kalli väikse lapse üle, issand. Et sinu tahe võiks kõiges sündida, issand. Õnnista seda peret, õnnista mille iganes ta külge oma käed paneb, issand, õnnista seda, issand. Ja kuhu iganes ta jalad alga astub, issand, õnnista seda maad, issand. Et ta võiks olla valguseks ja soolaks kogu oma perega, issand, kuni sina, issand, kuni sina lõpetad selle töö, issand. Me täna me ülistame sind sinu imelise armu eest. Ole väga õnnistatud ja me armastame sind, kallis vend. Amen. Ja Gerbi, kui sa kuuled meid, siis me palume sinule ka rohket Jumala armu ja õnnistust ja ligiolu seal kaugel maal ja hoia issandest kinni ja sa oled võitja. Ja me kuulutame Jeesuse vere kaitset kõigest su üle, nende tööde tegemiste üle, mida sa seal teed ja ole väga hoitud ja kaitstud. Amen. Ja nüüd meil on jutlusaeg ja ma palun, diakon Andre, ole hea, jaga, mis Jumal on su südamesse pannud. Tere veel kord, keda ei ole näinud. Täna on siis emadepäev ja millest muust me võiksime rääkida kui emadest ja mõelda emade peale. Aga palvetame kõigepealt. Jumal, suur tänu, et sa oled täna meiega ja sa oled alati meiega ja et me võime loota sinu peale, et sina ka juhid meie südameid ja et sa juhid ka minu sõnu ja et sa puudutad meid. Just ka jälle niiviisi, et kui me ka ei ole võib-olla sellises parimas kohas, siis sa oled meiega. Ja kui me võib-olla oleme just kõige paremas kohas, ka siis sa oled meiega. Issand, ava meie süda. Amen. Nii et kaunist emadepäeva siis kõigile emadele, vanaemadele, vanavanaemadele ja vaimulikele emadele. Ja täna on just siis see üks päev aastas, kus teid peetakse meeles. Ja see on huvitav, on ju, et me peame võib-olla emade olemasolu nii loomulikuks iga päev või me üldse peame loomulikuks asju, mis meiega iga päev, mis meid ümbritseb ja kes meiega koos on. Aga nii tore on, et võtta üks päev ja mõelda sellele, et kui oluline on meie ema. Ja me saame teha kingitusi ja lauldakse palju laule, tehakse kontserte, istutakse koos ja see on ju ülimalt tore, et paljudes peredes see nõnda ka täna on ja see ongi pidulik päev. Aga alati on ka neid, kes meenutavad oma ema ainult mälestustes, nagu me ka kuulsime Tiiu tunnistust täna, sest meil paljudel on esiemad, kes on juba lahkunud igavikku ja ainus võimalus on süüdata küünal kalmistul.
aga muidugi mälestused on alati meiega ja need ei kustu, kuni me elame. Ja see hooliv mõju, mis on emadelt meile, see on ka selline osa meist, mida me kanname terve elu kaasas. Ja see on huvitav, et ema ei loobu olemast ema mitte kunagi. Kuni oma elupäevade lõpuni ta vaatab oma tütarde ja poegade peale nagu oma laste peale. Et olgu siis kas või ema juba 80-aastane või rohkem ja lapsed juba hakkavad pensionile jääma, aga ta on ikka ema oma lastele. Ja ka lapselapsed on siis juba ka need, kelle eest saab hoolitseda, kelle eest, ma ei taha öelda muretseda, aga kelle käekäigule kaasa elada. Ja te, kes te olete vanaemad ja vanavanaemad, küll te teate, mis tunne see on. Et see on juba loomuses, et teistmoodi ei saa. Et te olete oma lastega ja lastelastega kaasas. Nii et elu järjepidevus, see on see, mida emad kannavad põlvkonnalt põlvkonnale ja see on võimalik ainult läbi selle, et Jumal on loonud naise sellisesse erilisse rolli. Ta on loonud naise võimeliseks lapsi ilmale tooma ja nende eest ka eriliselt hoolitsema. Ja kasvatama ka ja õpetama muidugi. Ja 1. Moosese raamatust 3. peatükist 16. salmis Jumal ütleb. Ta ütleb seda naisele, sinule ma saadan väga palju valu, kui sa lapse ootel oled. Sa pead valuga lapsi ilmale tooma. Nii see on ka, tahame või ei taha. Rõõm ja mure ja selline valu, see on ka üks osa, või need on kõik osad, tähtsad, olulised osad emaks olemisest. Siiski ma tahan uskuda, et rõõmu on rohkem kui raskusi ja füüsiline valu on ju see osa, mis läheb meelest ära, kui laps on sündinud. Ja see nagu varjutab kõik selle, mis see raskus oli. Aga ma tahan tulla ka nüüd 1. Saamueli raamatu juurde ja selle alguses on kirjutatud naisest, kes ei jäänud lapse ootele ja tema nimi oli Hanna. Ja ta palvetas väga kaua, ta nii väga soovis last ja Jumal täitis tema palve. Ja 1. Saamueli 1. peatükis 27. ja 28. salm. 1. Saamueli 1, 27, 28. Hanna ütles, selle poisi pärast ma palusin ja issand andis mulle mu palve peale, mida ma temalt palusin. Seepärast annan minagi tema issandale kõigiks oma elupäeviks, olgu ta antud issandale. Lapsed on and Jumalalt ja õnnistuseks vanematele. Ja kui suur oli Hanna rõõm, et Jumal pidas teda meeles ja tema palve sai vastatud. Ja Hanna ülistas Jumalat kogu oma südamest ja hingest ja tõstis Jumalat palves kõrgeks. Ja me kuulsime ka, kuidas Ain luges Hanna palvet. Ja tegelikult, kui me mõtleme, et siis see palve, see ei olnud mitte päris selles mõttes, nagu me üldiselt palvet mõistame, vaid see oli selline, mis ei palu enam midagi, vaid tänab juba selle eest, mille Jumal on tema jaoks teinud. Ja selles on ka üks selline kindlustunne tuleviku suhtes. Ta oli õnnetu naine. Ta oli enda arvates läbi kukkunud ja kurb, aga ta oli ka ühiskonna arvates läbi kukkunud, sellepärast et juudi kultuuris oli häbiasi, kui naine ei saanud lapsi. Ja nüüd oli see häbi ära võetud ning ta on toonud ilmale poja, kes pühitsetakse Jumalale ja see tähendab siis seda, et tema poeg nimega Saamuel hakkas teenima templis juba üsna varasest noores eas. Ja Hanna tuli abi otsima Jumala käest ja ta leidis Jumala halastuses rahu ja rõõmu. Ta oli saanud sellise isikliku kogemuse sellest, kes on Jumal. Ta on lahke, armuline ja halastav. Ja see kiituslaul, see väljendab seda mõistmist, et Jumal mitte ainult ei tõsta üles ja ei tervenda neid üksikuid hädas
palvetajaid, kuidagi välja valitud inimesi või kannatajaid, kes tema poole pöörduvad, vaid tegelikult Jumal tõstab üles ja kannab kogu oma rahvast ja ta on valmis aitama. Ja ma loen, me kuulsime juba message tõlkes oli ja nüüd ma loen nii, nagu on eestikeelses piiblis. Mu süda rõõmutseb Issandas üleneb mu sarv kõrgele. Siin 1. Samueli 2, 1-10, ma ütlen korra veel. Mu suu on laialt lahti mu vaenlaste vastu, sest ma olen rõõmus sinu abi pärast. Ükski pole nii püha kui Issand, sest ei ole muud kui sina. Ükski pole kalju nagu meie Jumal. Ärge rääkige üha nii kõrgilt, ärgu tulgu ülbust teie suudest, sest Issand on kõike teadja Jumal ja tema uurib tegusid. Kangelaste ammud murtakse katki, aga komistajad vöötavad endid jõuga. Küllastunud kauplevad endid leiva eest, aga näljastel lõpeb nälg. Sigimatu sünnitab 7 last, aga lasterikas närbub. Issand surmab ja teeb elavaks, viib alla hauda ja toob jälle üles. Issand teeb vaeseks ja teeb rikkaks, tema alandab, aga ülendab ka. Tema tõstab tähtsusetu põrmust, tema ülendab viletsa tuha asemelt, pannes neid istuma õilsate juurde ja lastes neid pärida au järgi. Sest Issanda päralt on maa toed ja nende peale on ta seadnud maailma. Tema hoiab oma vagade jalgu, aga õelad peavad pimeduses vaikima, sest ükski ei saa võimust omast jõust. Issanda vastu riidlejad kohkuvad, taevas müristab kõige kõrgem. Issand mõistab kohut maailma äärtele, annab rammu oma kuningale ja ülendab oma võitusarve. Et Jumal otsustab kõike. Me võib-olla mõtleme, et enamasti me mõtleme sellele, et Jumal teeb elavaks, toob hauast üles, teeb rikkaks, ülendab, aga tegelikult Hanna ütleb, Issand surmab ja teeb elavaks. See tähendab, ta valitseb nii surma kui elu üle ja viib hauda ja toob üles, teeb vaeseks ja teeb rikkaks, mõlemat. Nii seda kõige alamat kui kõige ülemat. See on Jumala, ütleme selline, see on tema suveräänsus, et see on tema otsus, mida tema teeb, aga ta hoolitseb nõrkade eest, seda on ta tõotanud ja ta hoolitses selle noore naise eest. Nii et lapsed on and ja see on kingitus Jumalalt. Lapsi sünnib maailmas iga päev ja tegelikult me oleme kõik need lapsed. Seda on väga huvitav ja tore mõelda. Ma ei ole alati usklik olnud, aga nüüd ma täna enam, ma ei suuda meenutada, kuidas ma uskmatuna aru sain või mida ma üldse mõtlesin, kuidas inimene siia maailma sünnib. Ja nii kuidas see päriselt käib ja bioloogiliselt, teaduslikult, seal ei ole midagi keerulist, me teame, see on selgeks õpitud. Aga see sügavam mõte, et kust me tuleme ja miks me siin maailmas oleme, ma arvan, et ma ei mõelnud üldse selle peale. Aga täna ma mõtlen teistmoodi. See on nagu minu jaoks loomulik mõtteviis, et iga inimene on Jumala looming, iga inimese sünd on ette määratud ja meil kõigil on ema ja isa ja me oleme sündinud Jumala tahtest. Iga inimene, usub ta siis Jeesusesse, Kristusesse või mitte, me oleme kõik siin, sest Jumal on niiviisi planeerinud. Ja psalmis 139, 13-14 salm. Psalm 139, 13-14 salm ütleb nii. Sest sina valmistasid mu neerud ja kudusid mind mu ema ihus. Ma tänan sind, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Imelised on sinu teod, seda tunneb mu hing hästi. Tänapäevases mõttes võib seda kirjeldust pidada väga puudulikuks, on ju. Aga psalmi autor ei kirjuta nagu
meditsiinitöötaja või kui bioloog, vaid ta kirjutab kui poeet ja kui usklik. Ja ta viib meid sellesse kohta, kuhu ükski teadusartikkel meid kunagi ei vii. Ta viib meid järjest suurema usu juurde, milline ime on inimene ja milline ime on inimese sündimine siia maailma. Prohvet Jeremiia raamatus 1. peatükk 5. salm ütleb Jumal Jeremiale: enne kui ma sind ema ihus valmistasin, tundsin ma sind. Jumal ütleb seda küll prohvetile, aga see sõna on universaalne ja see on meile kõigile, sest igaühte meist ta valmistas ema ihus ja igaühte meist ta tundis juba ette. Nii et Jumal teab kõike, ta tunneb kõiki inimesi enne nende eostamist ja sündi, aga mitte lihtsalt, vaid selle teadmisega kaasneb eriline armastus ja kiindumus meie vastu. Issand tunneb meid, kes on tema omad ja mitte ainult enne esimeste rakkude moodustumist, vaid enne maailma rajamist, ütleb Jumala sõna. Nii et inimese areng ema ihus, see on Jumala tegu, see on üks imeline asi ja tal oli plaan. Ta ei loonud meid niisama kuidagi muu seas. Ta lõid meid sellepärast, et me oleme vajalikud, sellepärast, et me oleme olulised tema jaoks ja me oleme olulised ka teiste inimeste jaoks siin maailmas. Nii et nii tähtis on meie igaühe jaoks ema, kes meid on kandnud ja ilmale toonud. Ja niisama olulised on emade jaoks lapsed, kes on õnnistuseks Jumala käest. Aga see sünniime, et see on alles algus. Täiesti abituna me ju sünnime, emad on meie esimesed hoolitsejad. Kas olete mõelnud sellele, et Jeesus sündis samasuguse abitu lapsena? Selle üle me võib-olla mõtiskleme rohkem jõulude ajal. Aga kui mõelda Maarja peale, kui ema peale, kes oli täiesti tavaline naine, elas tolle aja tavalises juudi kultuuris ja pühakirja uurides, tekste uurides on tehtud järeldus, et Joosepi ja Maarja pere oli vaene. Ja see tähendab seda, et Jumala poeg sündis vaesesse perre. Ja siit võib ka järeldada seda, kui oluline oli see, et pere elaks Jumala tahte kohaselt. Ja kui väheoluline oli see, kui palju said vanemad Jeesusele materiaalselt pakkuda. Võime arvata, et Maarja emana hoolitses oma laste eest nii, nagu iga teise lapse eest hoolitseti. Täitis kõik vajadused vastavalt sellele, kuidas laps kasvas, ta toitis, kattis, õpetas kõndima, õpetas rääkima, ise riidesse panema ja kindlasti ta lohutas, kui laps sai haiget või siis, kui oli selliseid edukaid kordaminekuid, siis rõõmustas nende üle. Nii et Jeesus elas tavalises peres ja sai osa tavalise pere elust. Ja pere ema andis oma parima selles samas elukeskkonnas, kuhu Jeesus sündis. Kui palju Maarja mõtles igapäevaselt sellele, kes on tema laps, kes on Jeesus? Piiblis on kirjas Luuka evangeeliumis, et Maarja jättis kõik need lood meelde, mida ta kuulis Jeesuse sünni ja tuleviku kohta ja mõtiskles nende üle oma südames. Nii et ta kindlasti mõtles, mis see kõik tähendab ja kuhu see kõik viib. Aga põlvkonnast põlvkondadeni emad annavad edasi oma lastele praktilisi oskusi. Ma mainisin juba seda, et ema õpetab meid riidesse panema ja pesema ja sööma ja rääkima ja esimesed elementaarsed asjad tulevad tema käest. Ja see on lapsepõlves. Aga muidugi edasi nüüd, kui me mõtleme siis juba täiskasvanu ikka jõudmist või teismelise eas ka, et tänapäeval, ütleme, on sellised praktilised oskused, mis põlvkonnalt põlvkonnale vanasti edasi anti, need on nagu vähem tähtsamad.
sest et ei ole enam selliseid käsitsi tehtavaid majapidamistöid, kõik on digitaliseeritud, mehhaniseeritud, elektriga, mis iganes, on ju. Et ei ole sellist õpetust, nagu oli kunagi, võib-olla veel 100 aastat tagasi. Ja tuleb välja, et võib-olla on vastupidi, et mina tunnen küll, et ma olen selles põlvkonnas, kes peab noorte käest väga palju abi küsima selleks, et hakkama saada kõiki tänapäeva tehnoloogiatega. Aga mõelge selle peale, mida on õpetanud teile näiteks teie vanaema või mis on need oskused, mida on edasi kantud mitu põlvkonda järjest. Neid on ka tänapäeval kindlasti päris palju. Ma võin tuua näiteks enda elust, näiteks minu vanaema õpetas mind sokki kuduma. Ta õpetas mind lihtsamad aiatöid tegema. Temaga koos ma olen saanud lambaid pügada, villa, nende mitte elektriliselt nagu tänapäeval, vaid lambaraudadega. Ja temaga koos sain natuke heina teha ja mina olin linnalaps ja ta ei kurnanud mind liigselt, aga see oli kõik tore, et ma sain temaga koos neid asju teha ja õppida. Ja vanaema ja ema käest sain armastuse teha erinevad käsitööd. Ja see on nüüd üks asi, mida teeb minu õde, mida teeb ka minu tütar ja me armastame seda siiani. Ja nii hea on mõelda, et tegelikult seesama oskus küll natuke areneb kogu aeg, aga seesama oskus on edasi käinud nüüd juba 4 põlvkonda. Ja mõelge, mis on see teie elus, mis võiks olla see, mida te olete saanud põlvest põlve. See on tegelikult väga põnev. Aga veelgi olulisem, emad annavad edasi olulisi põhiväärtusi, eluväärtusi. Milliseks eeskujuks nad on oma lastele, kuidas nad näevad maailma asju, mis on ausus, mis on tõde, kuidas hoolitseda, kuidas armastada, millisel viisil näha ilu ümbritsevas maailmas. Need on sellised positiivsed asjad. Ja see, mida ma praegu kirjeldan, see ongi tegelikult selline ideaalne pilt. Ja me ju teame, et iga ema, kes võib-olla enda peale mõtleb, et ei ole täiuslik või vähemalt mina mõtlen nii ja üldse me ei ole täiuslikud. Aga see polegi nii oluline, sellepärast, et täna on pidupäev ja me võimegi seda positiivset just ju esile tuua. Sest naised ja emad on ka selline emotsionaalsem ja pehmem sugupool ja nad annavad ka tütardele edasi naiselikkust ja poegadele võib-olla pildi sellest, mis on naise ja ema roll üldse perekonnas, ühiskonnas. Et see kõik on nii oluline. Aga kui see pole kasvanud näiteks kristlikus peres, siis oma kogemustest ma võin kinnitada, et vaimulikud emad on usus kasvamise ja ka usus püsimise jaoks üliolulised, lihtsalt üliolulised. Nad juhatavad meid kristlike tõdede juurde ja juhatavad nende väärtuste järgi elama ja nad hoiavad meid usus ja palvetavad meie eest, mis on väga oluline samamoodi, et nad hoiavad meid palves. Ja huvitav on mõelda, et kui ma ennem ütlesin, et praktiline elu igapäevaselt muutub kõik see tehnoloogia värk ja asjad, aga kristlus ei muutu ju. Ja need kristlikud väärtused ei muutu. Need on samaks jäänud aastatuhandeid ja seda sama antakse põlvkonnast põlvkonnani edasi. Muutumatut asja. See on nagu nii võimas. Meil on küll ju muutusi traditsioonides, kuidas me laulame koguduses või kuidas me jutlustame või kuidas on üles ehitatud kogu jumalateenistus. Aga see, mis on usu alus, see ei muutu. Ja Hebrea kirjas 12. peatükk, 2. salm, Hebrea 12.2
ütleb Hebra kirja kirjutaja, vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale. Kristus on usu alustaja ja täidesaatja, aga inimesed on need, kes Jumala sõna oma eludes välja elavad. Ja apostel Paulus ütleb oma kirjades korduvalt, võtke mind eeskujuks, nii nagu mina olen võtnud Kristuse. Nii et Jumala armastus, lahkus, kaastunne, hoolitsemine, andestus, need ei ole ainult sõnad, need on vaimuviljad. Ja järgmine põlvkond, kes kasvab, peab neid vilju ka nägema, ta peab neid kogema, ta peab võtma eeskujuks vanemaid, et aru üldse saada, mis see usk Jumalasse on ja mida see praktiliselt inimeste elus tähendab. Pühavaimu antud tarkus on ajastute lõpuni sama. Ja see järjepidevus, see on nii väärtuslik, et seda ei anna mitte millegagi võrrelda. Ja ma ei saa kuidagi ka vähem tähtsustada, nii vaimulikud emad kui vaimulikud isad on selles nagu üliolulise rollina, sest muidu noorena, kristlasena me ei teaks, kuidas elada. Mis see Kristus üldse tähendab, mida usk tähendab. Apostel Paulusel oli noor õpilane Timoteus ja Paulus kirjutab Timoteusele 2. Timoteuse kirjas 1. peatükis 3-5 salm. 2. Timoteuse 1-3-5. Ma olen tänulik Jumalale, keda ma oma esivanemate viisil puhta südametunnistusega teenin, alatasa meenutades sind oma eestpalvetes ööl ja päeval ning igatsedes sind näha, kui mulle tulevad meelde sinu pisarad, et ma saaksin täis rõõmu, mäletades sinu siirast usku, mis esmalt elas sinu vanaemas Luises ja sinu emas Eunikes ja nüüd sellest ma olen veendunud, elab ka sinus. Pauluse noore õpilase usk oli nii siiras, et see vajas ära märkimist. Ja selle usu alus oli pandud juba lapse eas. Timoteuse vanaema ja ema olid pidanud oluliseks lapsele õpetada Jumala sõna ja kasvatada last või siis lapsi, ma ei tea, kas Timoteusel oli ka õdesid vendi, ja kasvatada kristlikus vaimus. Sest mitte ainult õpetust Paulus ei märgi ära, vaid usu siirust, mis on tulnud kasvatusega kaasa. Ja see tuleb läbi eeskuju, läbi elamise, viisi ja läbi selle õhkkonna, kus Timoteus lapsena viibis. Ja õnnistatud on need, kellel on olnud võimalus elada armastavas kristlikus peres, kus põlvkondade järjepidevus on kasvatanud seda vaimsust ja andnud ka juhiseid eluks Jumala kartuses ja pannud kindla aluse kogu inimese elule. Jällegi me oleme muidugi kuulnud tunnistusi, et ka need inimesed, kes on kristlikusse perre sündinud, on elanud läbi väga ränki võitlusi, et leida oma isiklik suhe Jumalaga üles ja leida oma isiklik tee ja leida oma usus selgust. Aga siiski Jumala seeme on juba istutatud ja see taim on kasvama hakanud ja siis ikkagi lõpuks ei jää viljad tulemata. Sest vanemad, kes elavad koos Jumalaga usus, olgu see siis ema, tädi, vanaema, kes on palvetamas pikalt ja pidevalt, väsimatult ja jätkuvalt. Ema on palvetaja. Ema palve on tugev kaitsekilp. See ümbritseb ja hoiab lapsi. Ja igal emal on raske oma last lahti lasta maailma. Olgu see siis kas või lasteaeda minek esimest korda või kooli minek või kodust ära kolimine. Palve annab emale tröösti ja toob Jumala rahu. Ja see annab sellise kindluse, et laps ei lähe
oma järgmisi samme maailma tegema üksinda, vaid koos Jumalaga. Ja ka siis, kui lapsed on kasvanud suureks, nii et iga hetk meil ei ole tema tegevusi võimalik jälgida, siis ikkagi saab anda lapsed Jumala armu hoole alla ja lastel on Jumala kaitse. Ja palve läbi Jumal muudab olukordi ja ta teeb selle elu raskuste kandmise ka kergemaks, sest kindel on see, et ükski laps ei lähe maailma ilma, et tal ühtegi raskust ei oleks, vaid kohe meil on vaja hakata väljakutsetega kuidagi rinda pistma ja neid igasuguseid raskusi kuidagi läbima, üle elama ja et me saaksime minna edasi ja et me areneksime tugevaks. Aga ema palved on meiega kaasas ja mis võiks parem olla. Ja need ema palved on ikkagi täis armastust ja lootust, et lapsed oleksid terved ja leiaksid oma elus õnne ja rahu. Lõpetuseks ma guugeldasin laulu Ema süda. Me teame seda kõik enamasti. See on väga tuntud, Liidia Koidula on nende sõnade autoriks ja kindlasti ma ei hakka seda siin laulma ega ette lugema, aga ma ütlen esimese salmi, loen. Üks paigake siin ilmas on, kus varjul truudus arm ja õnn. Kõik, mis nii harv siin ilma peal, on pelgupaiga leidnud seal. Aga selle laulu sõnade juures ma leidsin ühe huvitava kommentaari ja selle oli kirjutanud vaimulik Ants Rebane, see on juba väga ammu kirjutatud. Ja see kommentaar oli huvitav ja sellega ma tahaksin ka siis lõpetada. Ma loen selle ette. Tsivilisatsioonid on hävinenud, riigid on lagunenud. Paljudest suurtest avastustest on inimkonnale olnud rohkem muret ja peavalu kui kasu. Aga üks truuduse, armu ja õnne pelgupaik, millest kirjutas Koidula, on ikka püsima jäänud. 2 laulu, mis on kinnitanud eestlaste südameid. Mu isamaa on minu arm ja kas ema südant tunned sa. Nii lihtsaid tõdesid ongi vaja, et ehitada oma eluhoonet, mis püsima jääks. Ja tõuseme ja palvetame. Armas taevane isa, tõesti me võime olla sinu ees ja tänada selle eest, et me oleme kõik nii imeliseks loodud ja et me oleme sinu armastusest sündinud ja sina oled meid tõesti ema ihus kudunud ja sul on meie igaühe jaoks plaan. Sul on meie igaühe jaoks plaan. Me igaüks oleme olulised ja väärtuslikud sinu jaoks ja meil igalühel on ülesanne siin. Issand, sina näitad meile seda ja sina kasvatad meid, sina hoolitsed meie eest ja issand, palun ka kõikide emade eest, kes täna on siin ja ma palun ka nende eest, keda täna ei ole siin, aga kes on siin olijate südames. Issand, suur tänu kõige eest, suur tänu selle eest, et sa oled meid sellisena tõesti pannud emadeks, vanaemadeks, issand, järgnevatele põlvkondadele ja issand, õnnista kõiki vaimulikke emasid, kes meid Kristuses kasvatavad ja edasi viivad ja palvetavad meie eest. See on suur õnnistus, Jumal, sinu poolt, kuidas sa oled meid loonud, kuidas sa oled selle maailma loonud, kuidas sa oled põlvkonnast põlvkondade kaupa loonud, nii et kõik toimib täiuslikult. Ja tõesti, et me oma eluhoone saame selle peale ehitada, Jumal. Sina oled kõige alus, aga see, mis seal peal kasvab, Jumal, see on kõik sinu ehitatud samamoodi. Suur õnnistus, issand, on see. Jeesus tänu. Amen. Suur tänu, Andra, väga olulise teema eest.
hea sõna. Ja nüüd saame siis ülistada. Issand, su arm on halastuse ei mööda ega kao. Su arm ja su halastus ei möödu ega kao. Su kaastunne, Issand, on suur me kõigi jaoks. See on uus iga hommik, see on uus iga päev, sest suur on su ustavus, sest suur on su ustavus. Su lähedus ja au täidab ööl ja päeval meid, täis lootust ja täis rõõmu. Käime koos me sinu teid, see on uus iga hommik, see on uus iga päev, sest suur on su ustavus, sest suur on su ustavus. Minu Jumal on vägede Jumal, maa ja taeva looja. Minu Jumal on vägede Jumal, maa ja taeva kuningas. Minu Jumal on õiguse Jumal, au ja nõususe kuningas. Minu Jumal on tõeline Jumal, teda kiidan ja ülistan ma. Minu Jumal on õnnistuste Jumal, teda ülistan nüüd ma. Minu Jumal on vägede Jumal, maa ja taeva kuningas. Minu Jumal on õiguse Jumal, au ja kuulsuse kuningas. Minu Jumal on tõeline Jumal, teda kiidan ja austan ma. Minu Jumal on õnnistuste Jumal, teda ülistan nüüd ma. Teda ülistan nüüd ma. Sest Jeesus Kristus on meie kuningas üle kogu maa, ainus kuningas, ainus tõeline kuningas. Jeesus Kristus on kuningas üle kogu maa. 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 Rahvastele ta ilus Jumal, mu südames elab ta. Ei keegi teine mind päästa suuda, ainult mu Jeesus. Jeesus Kristus on kuningas üle kogu maa. 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 Jeesus Kristus on kuningas üle kogu maa.
amen, Jeesus Kristus on kuningas ja ta valitseb. Ja las ta valitseb meie südames. Sest tema on hea ja ustav ja kannab meid läbi ja me oleme võitjad. Ja mis muud, nüüd hakkame lõpetama, kohvik on avatud, keegi ei pea ära ruttama. Aga hoia siis meeles, et sa oled valguse sool. Kui sa lähed välja terve nädala, enne kui uuesti kokku saame, siis inimesed näevad ja loevad sind. Tänu Jumalale selle eest. Ja võtame õnnistussõnad kaasa, et Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand tõstku oma pale sinu üle ja olgu sulle armuline. Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Olge väga õnnistatud. Ja suur tänu ülistajatele.